teadaolevalt meie planeet, Maa, on ainus elus elav planeet päikesesüsteemis. Mine tea, võib-olla kuskil mõnede tähtede planetaarsetest süsteemidest on veel selliseid. Loodame, et on, otsime, kuid üks asi on täiesti selge, et planeet oleks elus. Sellel planeedil peab olema veevärk töö korras. Aurud, ookeanid, magevesi, soolane vesi, see kõik peab ringlema ja ringlema korralikult, regulaarselt, kindlas režiimis. Aga seda saab garanteerida ainult siis üks planeet, kui tal on korralikud polaarjäämütsid. Arktika põhjas, Antarktis on siis lõunas ja need mütsid tõesti hoiavad meie planeedil veeolud, praktiliselt õiges režiimis. Elu on mitte lihtsalt võimalik, vaid lausa õitsemas, kuid kas on võimalik elada nende mütside peal või nende all? On küll võimalik. Kuidas see võimalik on? Antarktises on mõõdetud juba aastate eest temperatuur -100 kraadi Celsius jää peal. Ja ometi seal suured isased keiserpingviinid igal ühel munajalgade peal käivad ja elavad Antarktise talve üle, nii et pojad kooruvad ka põhjas, Arktikas. Elavad jääkarud, sellised nagu meie Frida ja tema tütar Noora. Nendel sünnivad lapsed suures lumesiseses ja kaljude vahelises häärberis, salajases kambris, novembris-detsembris sünnivad sellised pojakesed, 370 grammi kaaluvad nad on sellised ja isased jääkarud, nendel ei ole talveuinakut, nad otsivad toitu ja nad otsivad poegi, et neid maha lüüa. Nii et ainult kõige targematel emadel jäävad pojad ellu ja kasvavad suureks. Kuidas see kõik võimalik on? Minna sinna oma silmaga vaatama. Loomulikult on võimalik, aga meie teiega siiski lähme kinno, vaatame filmi ja siis tõesti hakkame tõsisemalt suhtuma meie planeedi polaarmütside olukorra küsimustesse. See on ülitähtis. Kliima soojenemisega otseselt seotud teema, nii et mõnusad, vastutustundlikud, aga suure huviga filmi vaatamist.